Ringmets mängib Ermiga kokku. 2 suvist siis, õigemini 1 suvine tänava korvpalli maailmameistrivõistluste hõbedamedali omanik. Ja Raido Ringmets sinna paraku minna ei saanud, kuigi nad mängisid pidevalt samas meeskonnas, kuid siis Andre Pärn asendas teda Moskvas. Ning tagasimäng siis Rapla meestelt ei suutnud praegust selle Rocki aktiivse kaitse vastu mehed hakkama saada ja nii läheb pall Rockile ning kui mängida jääb veel 4 minutit ja 36 sekundit seda kohtumist, siis piimameister Ottol on tablool 49 punkti ja Tartu Ülikooli Rockil 73. Ja endiselt näitab tablooga seda, et Rocki meestest on ainult 4 meest täna vigu teinud, nendest 1 mees juba 5 veaga ka välja langenud, Asko Paade. Just, Asko Paade sai täna mängida natukene üle 17 minuti ja 5 viga temal kirjas. Ja just rääkisid, et ainult 1 mees 5 veaga ning Georgi Zinsatse selle tõestuseks ütleb, et tema on teine mees, kes tahab 5 veaga täna välja minna. Igal juhul Zinsatse asemel tuli siis Stendi Musok platsile ning Veidemann käib aktiivselt siin peale, surub meeskonda juba niimoodi kaugel 300 tagant, aga saab siit ka selle eest vea, nii et Rockil on nüüd 1 mees siis juures sellel vigade tablool, et 5 meest on siis Rockil nüüd vigu teinud, igal juhul kokku on Rockil 4 viga ja iga järgmine viga siis toob kaasa vabavisked, nii et nüüd mängu lõpus siin on tegelikult Rapla meeskond seda teravust natukene suurendanud ja on palju teravamalt mängima hakanud ning Rock on võib-olla lasknud siin natukene jalga sirgu lõpus ja nii on need vead Rocki meestel tulnud, nüüd on siis 5 viga täis Rockil ja vabavisetel Ringmets, jah. Pallikaotusi on üldse täna väga palju tehtud, Rapla poolelt koguni 20 ja Rock samuti 19, et väga palju kaotusi täna ja seda on ka pildis tegelikult näha, et seda mängu ilmestavad suured pallikaotuste arvud. No just, selle kinnituseks teeb Stendi Musok jooksu, mis on siis Rockile juba 20 pallikaotus, mida on ilmselgelt liiga palju. Täna Rapla meeskond ei ole nüüd nii tihedat kaitsemängu näidanud täna. Indrek Kajupank üritab anda head söötu korvi alla Raido Ringmetsale, kuid 11 mõisteta ning tulemuseks on out. –75, 54 ja 2 minutit ja 30 sekundit jääb veel mängida, Kallistuses Jukvu vise ei taba. Raplal on veel võimalus siin vahet vähendada, selge on see, et siit mängust võitu on väga raske välja võluda, küll aga tabab praegust 3 punkti viske Rapla poolelt siis Heigo Erm, jah. Just, tema arvates täna nüüd 5 punkti lõpuks, et oleme ausad, Heigo Erm on tänase mängu üks pettumisi olnud, kuna siiamaani on ta ikkagi Rapla meeskonna rünnaku raskus põhiliselt kandnud, olles kõige resultiivsem mees. Jukvu keerustab küll ilusti, aga pall korvi ei lähe, nüüd saab uuesti siit oma 2 punkti kirja ja Ringmets ei hakanud seal enam viga tegema, sest ega tegelikult on vahe hetkel 20 punkti, 77, 57 on mänguseis, Rock juhib 20 punktiga ning minut ja 40 sekundit jääb lõpuni. Stendi Musok, Raadik, Veidemann, viskele ei minda, võetakse tempo korraks alla, uuesti nüüd soklop teravust ja pall korvi ei kuku, aga viga läheb siit küll kirja. Rapla meeskonnal on see 3. määruste rikkumiseks 4. veerandajal, nii et vabavisked ei järgne. Jätkatakse hoopis külje audiga. No nii, tõehetk on siin mängus saabumas ja ka Sport TV esimene otseülekanne, siis testiülekanne, nimetame seda nii, sest ega me tegelikult ju testime lihtsalt ja teie testite samamoodi oma arvuteid ja internetiühendust selle mänguga. Tegemist ei ole ju sugugi mitte täis professionaalse teleülekandega, vaid puhtalt videostreaming teenusega, millega te saate siis oma arvuteid testida ja ärge unustage, et see on puhtalt sellepärast meil programmi võetud nii-öelda kingitusena teile, kiireimatele liitujatele, et te valmistuksite selleks ülekandeks, mis tuleb Šveitsist eeloleval teisipäeval. Rock viskab mööda ja Raplal võimalus siis vahet natukene väiksemaks mängida mängu lõpuks. Rosell murrab korvi alla, üritab Kajupangale sööta, kuid Marek Toroni näppudest läheb pall siiski outi. Ning 1 minut ja 7 sekundit jääb veel
mängida, kui tablool on päris ilusad numbrid, 57-77 selles mõttes, et nad on, et vahe on täpselt 20 punkti ja hulgaliselt 7 praegu tablool on, aga Rapla mehed kindlasti selle seisuga rahul ei ole, et loodeti siin kindlasti Rokile kõvemat vastupoodu osutada ja Indrek Ruut hetkel laiutab käsi, et ei ole tema mänguga absoluutselt rahul. Jah, ega väga põhjust rõõmustamiseks Raplal selle mängu veel tõesti pole ja ega tundub, et ka Rokk pole väga rahul, sest Indrek Risnapuu suhteliselt mureliku näoga seisab varumiste pingi ees. Sven Kaldre toob 2 punkti juurde, 59-77, 40 sekundit jääb veel mängida, kui minule hakkab kõige rohkem siin tänases mängu statistikast silma pallikaotuste suur arv, mida oli mõnes mõttes ka karta, et ega see mäng selline üsna lahtine on ja võib-olla Rokk siin päris oma tegelikku pilti ei saanud oma meeskonnast selle mänguga. Mõni mõtleainet on siin kindlasti üksjagu, aga kas see meeskond just päris 100% andis endast, seda saame kindlasti küsida pärast mängutreeneritelt ja mängijatelt. Ringmets Kaldre, nüüd pick and rolli üritati siin teha, aga ei tulnud seda söötu sinna tagasi Ringmetsale, et Ringmets vabanes ilusti, aga nüüd on Veidemann täiesti vaba 300 hoopis ja tabab, nii et 82-59, viimased 13 sekundit on jäänud veel mängida. Rapla keskmängija tsenter siin tõi palli üle ja ei suuda ka täiesti vabast positsioonist hetkel siis Rapla mehed palli korvi toimetada, kui Veidemann saab selle palli pealt korvi suruda ning 2,3 sekundit ja mängu lõpuni 59-84. Sellised jäävad ka mängu lõppnumbrid. Tartu Rocki korvpallimeeskond on selle mängu siit võitnud ning see, mis toimus siin viimase, ütleme siis 5 minuti jooksul siin kommentaatoripuldis ja pildis, see ongi see, mida me siis loodame, et selle kohta tuleb siis tagasiside, et kui hästi te seda ülekannet nägite, just seda viimast 5 minutit ja see tagasiside siis saad ka aadressile info@sporttv.ee. Täname vaatamast!